Teadus on andnud meile maailma, millest meie esivanemad poleks osanud unistadagi. Kui 100 aastat tagasi võis lihtne nakkushaigus või katkine pimesool olla surmaotsus, siis täna on meil ravimid, antibiootikumid ja keerulised operatsioonid, mis päästavad miljoneid elusid. Me elame inimkonna ajaloo kõige pikema eluea ja madalama suremusega ajastul. Lisaks oleme saanud mugavused, mis tunduvad juba iseenesestmõistetavad. Elektrivalgus, internet ja transport. See kõik on tänu teadusele. Aga igal mündil on teine pool. Me oleme loonud tehnoloogia, mis küll teeb elu lihtsamaks, aga samal ajal eemaldab meid oma loomulikust olemusest. Me istume päevad läbi ekraanide taga, me suhtleme üha vähem silmast silma ja me liigume vähem. Me oleme end ümbritsenud plastiku, pestitsiidide, kemikaalide ja elektromagnetväljadega. Kõik see on meie liigile evolutsiooniliselt täiesti uus keskkond. Küsimus on, kas me oleme loonud maailma, mis tegelikult töötab meie vastu? Sageli tekib ühiskonnas tugev polaarsus. Ühed ütlevad, usalda ainult teadust. Teised vastavad, see on kõik valed ja vandenõud. Kuid tegelikult manipuleeritakse mõlemal poolel, nii faktide kui ka emotsioonidega. Ja me unustame ära kõige olulisema. Teaduse tõeline alus ei ole pimesi uskumine. Teaduse tuum on skeptitsism. See tähendab, et igat väidet tuleb pidevalt proovida ümber lükata. Iga väide peab taluma kriitikat ja vastuargumente. Kui kriitika keelatakse ja kui küsimusi ei tohi küsida, siis me ei tee enam teadust. Siis me loome dogmat. Ja ometi on teadusringkondades sageli naeruvääristatud iidseid uskumusi ja praktikaid, spirituaalsust, vaimsust, šamanismi või taimetarkust. Aastaid peeti näiteks meditatsiooni mõttetuks esoteerikaks. Täna on sadu teaduslikke uuringuid, mis kinnitavad selle mõju stressi, ärevuse ja isegi immuunsuse reguleerimisel. Või joogapraktikad. Varem vaid venitus ja usuhullude rituaal, nüüd aga soovitavad arstid seda seljavalude leevendamiseks ja vaimse tervise parendamiseks. Taimetarkust on sajandeid pilgatud, aga paljud ravimid ongi alguse saanud just looduslikest taimedest, näiteks aspiriin pajukoorest. Paljud asjad, mida eile peeti pseudoteaduseks, on täna saanud teadusliku kinnituse. Placebo-efekt, veel hiljuti lihtsalt enesesisendus, on nüüd teaduslikult mõõdetav ja näitab, kuidas usk võib päriselt muuta biokeemiat ja haiguskulgu. Sama kehtib psühhosomaatiliste haiguste kohta, mida kunagi peeti väljamõeldiseks, aga mida nüüd tunnistatakse tõsisteks füüsilisteks probleemideks. Visualiseerimist peeti müstikaks, kuid täna kasutavad seda sportlased ja arstid, sest aju ei tee vahet ettekujutatud ja reaalsel kogemusel. Aktiveeruvad samad närvivõrgud. On isegi pilootuuringuid, mis näitavad, et ka kaugsekkumised ehk remote healing võivad tuua mõõdetavaid tulemusi inimese füsioloogias. Joe Dispenza ja teised on toonud tõendeid, kuidas meditatsiooni ja manifesteerimisega muutuvad inimeste ajulained ja isegi tervisenäitajad. Oluline on mõista, et mitte kõike ei saa ega peagi teaduslikult tõestama. Kui mõni praktika, religioon või spirituaalne kogemus tõstab inimese elu kvaliteeti ja annab talle sisemise rahu, siis ei ole kellelgi õigust seda maha teha. Siin peitubki oht, et me kohtleme teadust nagu uut religiooni. Justkui oleks ainult üks tõde ja kõik muu tuleb välja naerda või keelustada. Aga teadus ei tohiks kunagi muutuda usuks. Kui ta seda teeb, kaotame ära kõige olulisema, avatud mõtlemise. Ajalugu on täis näiteid, kus nii-öelda ametlik tõde osutus hiljem valeks. Suitsetamist reklaamiti arstide poolt ohutuna. Asbesti kasutati ehituses kui imematerjali, kuni selgus, et see põhjustab vähki. DDT-d peeti põllumajanduse imerohuks, kuni selle kahjud loodusele ja tervisele said ilmsiks. Ungari arst Ignaz Semmelweis, kes rääkis kätepesu vajalikkuses meditsiinis, naherdi välja ja ta suri hullumajas enne, kui tema idee tõeks tunnistati. Ja veel hiljuti aastakümneid usuti, et maohaavandid tulevad stressist. Alles 1980-ndatel tõestati, et põhjuseks on pigem Helicobacter pylori. Ja sama näeme oma igapäevaelus. Munad olid kord kolesteroolipomm ja südamele ohtlikud. Täna on need tervislik toiduaine. Kohv oli veel hiljuti kahjulik stimulant, aga nüüd teame, et see võib kaitsta südant ja aju. 90-ndatel peeti rasva kurja juureks ja kõik tooted tehti low fat, kuni avastati, et tegelik probleem peitub liigses suhkrus või magamine. Varem arvati, et unepuudust saab nädalavahetusel tasa teha, aga tänaseks on selge, et kroonilist unepuudust ei kompenseeri miski.
See kõik näitab, et teadus ei ole kunagi valmis. See on pidev protsess, kus vanad ideed kukuvad kokku ja uued tõusevad asemele. Meditsiin on siin hea näide. Ühest küljest suudame teha imepäraseid operatsioone, siirdada organeid, panna kunstlikke liigeseid, ravida haigusi, mis olid veel mõnikümmend aastat tagasi surmaotsus. Samal ajal me ei tea siiani lõpuni, kuidas inimkeha tegelikult toimib. Me avastame kogu aeg uusi mehhanisme, pöörame ümber varem kehtinud tõdesid ja ei suuda endiselt vastata küsimusele, mis on krooniliste haiguste tegelikult põhjused. Sama on toitumisega. Aastakümneid on seda uuritud, aga me ei ole siiani jõudnud ühegi absoluutse tõeni. Selle asemel ilmub pidevalt uusi teooriaid ja vastandlikke soovitusi. Mõtleme korra, mis juhtus COVID-i ajal. Meile öeldi, usaldage teadust. Osa inimesi oli aga mures vaktsiinide, meetmete, läbipaistvuse pärast, aga selle asemel, et pidada ausat arutelu ja lasta teadusel toimida oma põhimõtete järgi, summutati paljud küsimused. Kriitilisi hääli, sealhulgas inimesi teadusringkonnast, sildistati ja vaigistati. Me unustasime, et teadus vajab kõige rohkem just kriitikat ja vastuargumente. Selle asemel viskasime inimesed bussi alla enne, kui me neid kuulasime. Tagantjärgi tundub see piinlik. Ja samas me ei taha seda endale isegi tunnistada. See ongi õppetund. Teadus ei ole absoluutne tõde. See on protsess, mis vajab dialoogi. See vajab koostööd, mitte vastandumist. Me peame õppima andma võimaluse teisele arvamusele, kuulama enne, kui sildistame. Kui me seda ei tee, siis me ei tegele enam teadusega. Me tegeleme propagandaga. Nii kaua, kui me kakleme ideoloogiat üle, ei tõsta me inimeste tegelikku heaolu. Kulutame oma energiat selleks, et teenida mingite ideoloogiate huve, mitte inimkonna huve. Aga kogu tõe otsimise mõte peaks olema see, et meie elu läheks paremaks. Me ei saa inimkonnana edasi liikuda, kui me ei tee koostööd, kui me ei ava meelt ja kui me jääme kinni jäikadesse dogmadesse. Seega küsimus pole selles, kas teadust usaldada või mitte. Küsimus on, kas me kasutame teadust õigesti? Kas me hoiame avatust, kriitilist mõtlemist ja koostööd? Või muudame teaduse järjekordseks religiooniks, mida ei tohi kahtluse alla seada? Kokkuvõtteks tahan öelda, teadus võib olla suurepärane teejuht, aga ta ei saa olla absoluutne valitseja. Meil on vaja tasakaalu, kasutada teaduse saavutusi, aga jääda inimesteks. See tähendab vähem ekraane ja rohkem loodust. See tähendab rohkem päris suhtlust ja vähem pimesi narratiivide järgimist. See tähendab oma sisetunde kuulamist, mitte ainult välise autoriteedi järgimist. Kui me õpime kuulama nii teadust kui oma südant, siis ei juhi meid hirm ega ideoloogia, vaid tarkus.